Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, käes on 5. aprill ja Autotund, meie auto- ja liiklussaade on jälle eetris. Meil on täna selline saade, kus mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kõrval istub teine saatejuht Tarmo Tähepõld. Me räägime teil erinevaid uudiseid, räägime vist põgusalt ühest proovisõidust ka. Tarmo käis sõitmas ühe Mitsubishi Outlanderiga. Ja saate teine pool, tegelikult me võtame põhjalikumalt ette ühe huvitava teema. Meil tuleb küll Alan Vaht Alexelast ja me küsime teilt esiteks, miks see kütus ikkagi nii palju maksab. Aga teiseks räägime sellest, et bensiini asemel on ju soodsam sõita gaasiga, räägime gaasitanklad ära, räägime gaasiautod ära ja räägime sellest ära, et mis juhtus Eestis, et siin lõpetati ära gaasiautode müük. Nimelt suur kontsern Volkswagen Group siis tõmbas hinnast oma gaasiautode Eesti turult ära, tõmbas kriipsu peale. Mis selle taga on, mis põhjus on ja mis edasi saab? Ja miks üldse gaasiautod tähtsad on? Kas see on mingi igav teema või on põnev teema? Sellest on meil tänane saade. Ja ka alustame uudistega. Te võib-olla kuulate meid 6. aprillil, võib-olla kuulate meid 7. või 8. aprillil, aga te teate, et 6. aprillil on see päev, see reedene päev, kui on Eestis külas üks tähtis mees. Nimi on Jean Todt, see on siis Rahvusvahelise Autospordiliidu president, FIA president. Ja miks ta siia tuleb? Ta tuleb siia avama mootorispordi muuseumit. Tegelikult see muuseum, mis asub Turbas, mis on äkki 40 kilomeetrit Tallinnast, on juba pool aastat avatud. Ja see on nende loojate poolt, nende sõnul on seda muuseumit ette valmistatud juba 32 aastat. Põhjalik. Võimas. Ja lõpuks on see seal vannas vist Ellamaa elektrijaamas sisse seatud. Need, kes on käinud, mul mitmed tuttavad on seda väga ekspositsiooni kiitnud, sest et 32 aastaga saab teha ilmselt tegelevad sellega hingega inimesed. Et mitte ei ole võetud Euroopa Liidu toetusi, et nüüd on vaja mingi muuseum teha, vaid tegijatel on see tõesti hinge asi. Aga nüüd 6. aprillil on ametlik avamine ja seda tulebki Autospordiliidu juht Jean Todt tegema. Kas sa tead, mis selle muuseumi eripära on? Sest kui ma mõtlen automuuseumitele, siis ma tuleb pähe, et Eestis see ei ole esimene automuuseum. Alates juba kas või maanteemuuseumist, mis on seal kaugel metsade vahel Lõuna-Eestis, mis on päris tore koht muide, kes pole käinud. On meil ka Tallinnas automuuseum ja no, Tallinna automuuseum oli küll, ma ei tea, kas ta praegult ongi avatud selline ajutine, et üks tore kollektsioon oli pandud vaatamiseks. Aga selleks, et siis mitte sassiada, nimetagem seda õige nimega, see on mootorispordi muuseum. Et see ikkagi keskendub mootorispordile. See oli nüüd väga hea lause. Sinna on 32 aastaga kogutud üle 200 eksponaadi. Me kõik teame Estonia vormeleid, me teame Eesti rallisõitjaid, aga tegelikult on ju mootorisport palju laiem kui WRC ralli. Et seda kõike seal näha saabki. Pean tunnistama küll suure autoentusiastina, aga keskpärase mootorispordi entusiastina ei ole sinna jõudnud. Aga küllap see pidigi nii olema, sest et saan siis minna homme avamisele. Nii et Haapsalu maantee ääres on siis Turba asula. Jah, et selle veebiaadress on momu.ee. Peaaega nagu Mooma, kes on New Yorgis käinud. Momo, Eesti ja oma Mooma. Momu ja vaadake, seal on lahti ole kojad, pileti hinnad ja kindlasti võtke see käik ette. Ma arvan, et ei kahetse. Ei ole kaugele sõita, kes on Tallinna rahvas ja Haapsalu rahvas ka ja ega ei ole kuskilt see Eesti maal ju kaugele sõita. Suvereisid on vaja nüüd ju ära plaanida. Nii on. Räägime veel natuke uudistest 8. aprill. Meil on siin aprilli kuupäevade kaupa räägime, mis uudised on. 8. aprill on pühapäev ja siis on tulemas liiklustalgud. Mis see tähendab? Hakkame siis tegema midagi? Jah, hakkame liiklust korrastama. Tegelikult on see päev, kus saab kirja panna või anda siis politseile teada oma kõige muret tekitavamatest kohtadest liikluses. Ja siis politsei tuleb sinna kiirust mõõtma. Mitte, et ta nüüd igale poole jõuaks, mida keegi kirja paneb, aga eks see selline, kuidas eestikeelne sõna on see crowdsourced, et
ühisloome või ühishange antud juhul. Ühisjõul tehtud, et kui ikkagi märgitakse mingit kohta väga palju, siis saab politsei teada, et seal on probleem. Võib-olla on seal tihti lapsed teel, aga juhid sellest ei hooli. Et liiklustalgud.ee on see koht, mis on täna 3 päeva siis enne talgut toimumist nii populaarne, et see minu arvutis ei avanegi see veebiaadress, äkki teil hakkab avanema, aga liiklustalgud.ee peaks seda nägema. Aga sa rääkisid kiiruse mõõtmisest, kuule juba liiklustalgutest sõltumata, siin olen lugenud teateid selle kohta, et politsei on palju rohkem tänavatel ja maanteedel väljas, trassidel väljas kiirust jälgimas. No seda on kuulda olnud. Üks lugeja kirjutas. Statistika selle kohane puudub, aga tegemist on täiesti loogiline, sest et eks on ka juhid ju kui vasikad kevadel, et kui ikkagi Koplisse lastakse, siis tuleb suvalises suunas hästi kiiresti jooksu panna. Teed on kuivad, paljudele tundub näiteks, et need suvel 110 kilomeetrist tunni kiirusega alad võiks juba ka praegult ju olla. Aga jah, et siiski manitseme mitte politsei pärast, vaid üldiselt veel ettevaatlikkusele. Kas või juba selle pärast, et ilmastikuolud on kevadised, mis tähendab seda, et kuigi taevas võib sirada päike, siis tee võib olla kiilas jää all, et ärge veel kihutage või üldse. Räägime veel lühidalt ühe uudisnupu ära, kes on Tallinna kandi rahvas või siis ka pigem mitte Tallinna kandi rahvas ja tahab tulla siin päälinna imeasju vaatama, siis on plaan Tallinna linnavalitsusel jällegi kuulutada nüüd kevadel välja üks hange, millega avataks Tallinnas 2 uut bussiliini. Nende eripära oleks see, et bussides ei oleks siis bussijuhte. Aga bussid sõidaksid ikkagi ise juhtivate busside liinid on plaanis siis nendele trassidele, millest on juba varemalt räägitud, kui oli siin see meie Riigikantselei selline isejuhtivate sõidukite töögrupi lõppraporti esitlemine, mis oli siin märtsis, kui ma õigesti mäletan. Juba siis öeldi, et need on need kõige tõenäolisemad pilootprojektid, kui sellised sõidukid Eestis näha saab ja nüüd tundub, et see on üks samm lähemale sellele, et see asi teoks saab. Need 2 trassi, kus need võiksid tulla, üks on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla juurde, mis on teatavasti suur kompleks keset Mustamäge ja kõige selline käidavam ühistranspordiliin praegu on seal Lepistiku peatus, mis on Lepistiku pargi teisel pool. Ja sellest pargist läbi siis olekski üks väike masin veaks kundesid sellest päris bussipeatusest sinna haiglasse. Ja teine trass ma saan aru, teeks tiiru ümber admiraliteedi basseini Tallinna sadama juures, ehk siis veaks üheks terminalist teise reisijaid. Kui on sellist rahvast, kes tuleb Eestisse sadamasse ühte terminali ja tahab teisest terminalist kohe edasi sõita? Jah, see on, ma arvan, lihtsalt jätku ja testi projekt, et kuna need bussid juba meeldan, et need on need samad bussid, mis on juba ostetud. Ja hangeelus kuulutatakse välja, et ei tea, mis need tulevad, aga ilmselt on need. Aha, et tore, arendama peab ja üldiselt kõik, kes on nüüd siin hirmul, et isejuhtivad bussid võivad hakata ka inimesi kogemata surmama, siis nähes, kui nad see suvi liikusid või siis eelmisel suvel Euroopa Liidu eesistumise ajal merepuiestel, siis see kiirus, mis nad saavutasid, on küll selline, et ma kardan, et väga palju ebaõnne peab su elus olema, kui sa suudad sellel kiirusel liikuva bussi alla jääda, nii et rahvas võib olla päris rahulik. Aga üks ohukoht seal muide oli, ma praegu siin tsiteerin Martin Kaevatsit, kes oli ilusel konverentsil rääkis sellest, et oht ei ole mitte selles, et see buss sõidab inimesele otsa või bussis sees kellegagi juhtub midagi, vaid on piisavalt siis hulljulged liiklejad, näiteks mõni jalgrattur, kes olevat sõitnud selle bussi taga, olematu pikivahega, aga masin on valmis pidurdama kohe, kui ta näeb võib-olla ka mingisuguse vea tõttu näeb ees takistust, lööb pidurit plokki ja siis on see, kes pikivahe ei hoia, see saab eriti palju viga. Ta nägi oma silmaga siukseid väga väikseid pikivahega sõitmisi. Aga lähme nüüd edasi selle juurde, et kes on millega sõitnud. Autotund. Ja sõitnud meil Tarmo Tähepõld ühe Mitsubishi Outlanderiga. Ma kohe panen siis enda positsiooni paika siin stuudios, et mis sorti küsimuste küsija ma olen, et ma ei tea mitte kedagi, kes sõidaks Mitsubishi Outlanderiga. Küll aga ma tean väga paljusid tuttavaid millegi pärast, kes sõidavad Subaru Foresteriga. Minu jaoks on samasugused autod. Jah, ega
ütleme, mitte autotundja võib-olla isegi vaatakski, et noh, üks kõrge auto kõik. Aga tegelikult on see sõit oli üldse seotud ühe natuke suurema projektiga, mis meil autogeeniuses käsil on. Et proovime praegult 7-kohalisi sõidukeid. Ja selliseid, mis ei oleks veel nagu need väikebussid, vaid ikkagi sõiduautod, aga vajadusel mahutaks natuke rohkem inimesi kui 5 või asju. Ja selle raames hakkasime otsima, kui palju neid 7-kohali on ja kuidagi nagu radari alt tuli ka, et tõepoolest ka Mitsubishi Outlander on ju linnamaastur ja tal on 7 kohta. Küsisin ja mulle anti ja veetsin nädalavahetuse sellega. See on huvitav lähtekoht selleks, et kui sa võtad 7-kohaliste autode fookuse, siis kas ei tule esimesena ikkagi sul pinnale uju need Volkswagen Charanid ja sellised, mis on bussitaolised vahendid? Just sellest lähtepunktist me nagu pihta hakkasimegi, et inimestel, kui nad on saanud natukene rohkem lapsi, või näiteks tuleb tihti vedada, võib-olla tehakse seda sõidujagamist mõne teise perega, võib-olla tahab vanaema tihti kaasa reisida, et siis võetaksegi, et nii, nüüd ma pean oma sedaani maha müüma ja ostma omale bussi. Aga tegelikult on seal vahel veel üks klass, mis on nagu tavalised autod, millel on 7 kohta. Loomulikult ja kõik kohe ütlevad, aga kui sa need 2 rida või 2 istet tagant üles tõstad, siis sul pole enam pagasiruumi. Põhimõtteliselt nii on. Ja sellepärast me tahamegi seda testi läbi viia, et kas need on reaalne alternatiiv ühele väikebussile või mitte? Kuidas see Outlander, ma saan aru, et sa tõstsid tagant need toolid üles seal Outlanderis? No ta tuleb istme seest, põrandalt, jah. Ja kuidas sa nüüd hindad, kui suurtes mõõtudes inimese loom sinna istuma mahub? Ei üheski nendes ma võin etteruttavalt kuidas öeldakse, spoilerdada, et ega täiskasvanu saab seal sõita, aga kindlasti mitte mugavalt ja isegi mitte, see on ikkagi väga ebamugav hädaabi juhus, see on need taga on laste istmed. Aga nüüd rääkides Outlanderist, oli väga huvitav auto selles mõttes, et ta seest, kui ma istusin sisse, siis ma reisisin ajas umbes aastasse, ma ei tea, 2005, disaini mõttes, puhtalt see disain, sa saad aru, et see auto ei ole just väga hiljuti disaineri laualt väljunud. Aga sinu seda kommentaari peab nüüd vürtsitama selle lisamärkusega, et ega see ei ole ju mingi 2018 aasta mudeli aasta, sest see Outlander on üsna vana mudel. Just, aga mis kummaline oli selle juures see, et teda on uuendatud sellel moel, et kõik, mis ma tundsin, et minu jaoks on nagu ühel autol vaja, oli ikkagi sinna külge pandud. Näiteks? Seal oli adaptiivne püsikiiruse hoidja, seal oli reahoidja, seal oli telefon ühildus läbi Bluetoothi väga ilusti, et kõik need asjad on erinevate väikeste uuenduste käigus sinna autole lisatud, nii et ma sõitsin nagu vana autoga, millel on olemas kõik kaasaegne tehnoloogia. Bluetooth muidugi on siin võib-olla eelmise aastatuhande tehnoloogia, kas Apple CarPlay või Android auto tuvastasid? Ei tuvastanud. Naljaks oli see, et isegi see multimeedia keskus, kogu see disain või see UX user experience oli selline, tõesti, 2000 keskpaiga Alpine, see suure ekraaniga Mac, mille sa said omale järelturult osta. Ja selles mõttes jah, et nagu vastakad tunded. Ühtepidi mulle väga meeldib, kui ikkagi autol on disaini maitse loomulikult aastatega muutub. Samas, ma tean väga palju inimesi, kes ilmselt istuks sinna sisse ja ei saaks aru, et see on vananenud disain, sest et mind lihtsalt maitse rikub ära see, et ma olen sõitnud väga paljude autodega kogu läbi selle viimase 15 aasta ja natukene tuleb ikkagi viriseda ka selle mootori valiku kallal, mis tähendab seda, et valida on täpselt üks mootor. See on tõsi ka, jah? 2-liitrine bensiinimootor, selline vanakool, jõudu ülemäära ei ole, täpselt selline autoajakirjanik tüüpiline jutt, ega hätta ka ei jää. Väga tüüpiline jutt, ma seda lahusid kuulnud iga asjaga. Et see on nagu auto... Jõudu ei ole, aga hätta ka ei jää ja ajab asja ära. Siuke Eesti mehe jutt. Aga seal ei ole mitte midagi muud öelda, et see on auto inimesele, kes tahab kaasaegset tehnoloogiat ja keda mitte miski absoluutselt muu ei,
muu ei huvita. Hind on soodne, et selline 30 000 juures saad kõik need asjad kätte. Kütusekulu ei tasu uskuda paberi peal, aga see on iga autoga niimoodi, et see, mis näitas, et linnakulu vist oli paberil 7,6. See on see, mille ma suutsin saada maanteel püsikiiruse hoidjaga ideaaltingimustel sõites. Et noh, aga ma ütlen, et siin ei saa nagu otsa vaadata Mitsubishile, vaid kõikidele autotootjatele või õigemini mingitele Euroopa Liidu reeglitele, mille järgi neid kütusekulu numbreid koostatakse. Teame neid, aga mul oli üks hea küsimus muidugi, ikkagi vähemalt on Outlander ju seal kategoorias nende, ma ei tea, kas ta on ikkagi linnamaastur, eks, aga ta on seal linnamaasturite kategoorias, kus 4 ratast vajadusel veavad, eks? Ja, ta on 4 rattaveoga, saab seal lukustada 4 rattaveo, saab valida sellise režiimi, kus auto ise otsustab, kas nüüd on tagant vaja natuke veel aidata või siis ökorežiim, kus veavad ainult esimesed rattad. No kui sa räägid sellest, et ta muidu on igav auto, aga see disain on huvitav, siis minu arvates on ta, ütleme nii, et ilusam igatahes kui see sama Subaru Forester, mida ma alguses mainisin. No tal on kuidagi sellist mingit elegantsi juures, mida tegelikult Mitsubishi autodel on paljudel, kas või nendel rallikatel, mis need on, need Evod ja need, see on minu isiklik maitse, aga kas mitte Subaru Foresterist ei tulnud just äsja üks uus mudel? Noh, täpselt, kas nüüd uus, ütleme Subaru Foresteri omanikud olid siin rõõmsad New Yorgi autonäitusel, esitleti just uut mudelit. Tegelikult on see lihtsalt uuendamine, väidetavalt väga nagu oluliselt on muutunud pagasiruumi mahutavus. Mõni räägib seda, jah. Et seda pidid praeguste Foresteride omad ja vanemad omad kurtma, et pagasiruum on väike, see viga on nüüd uuel Foresteril väidetavalt parandatud. Aga välimuse poolest on jah ikkagi väga, väga väikest edasiminekud uuel Foresteril, et kui hakkavad tänavatel uued tulema, ma kardan, et suurem osa inimesi ei saa aru. No selge, selline meie lugu siis Outlanderiga sõidust ja eks võib-olla edaspidi saame ka selle kogemuse kõrvale, et kuidas siis selle uuendatud Foresteriga sõita on ja kas see Forester ja Outlander on ikka sellised Pepsi ja Coca 2 paarilist või on neil midagi rohkemat vahet. Aga nüüd lähme edasi gaasijutuga. Autotund. Nii, meie saade läheb edasi nüüd külalisega stuudios. Meil on tänases autotunnis Alan Vaht, kes on Alexela Grupi juhatuse liige. Tere! Tere! Ja kui meil külas on üks kütusemüüja juhatuse liige, siis võite juba kindlalt olla, mis küsimustele me vastuseid otsime. Me tahame teada, mis toimub kütuse hinnaga. Esiteks, aga tegelikult suurem ja põnevam ja olulisem teema on see, et ega kõik sõidukid ei sõida enam ainult ei sõida ainult bensiini ja diisliga. Ütlesin ära, sõidavad gaasiga, ometi on seal viimastel nädalatel tulnud suuremaid ja väiksemaid uudiseid selle kohta, kui lihtne või keeruline on Eestis gaasiautoga sõita. Aga alguseks on mu küsimus see, miks on Eestis kütusehinnad üsna hiljuti läinud ikka väga suurtesse kõrgustesse? Need tankla numbrid, tablood näitavad selliseid hindu kuskil seal 1,3 euro juurest liitri eest. Ja, tere. Tänan kutsumast. Tankla ketid oma suvast nüüd ikka neid kütuse hindu ei säti. Et tore asi on see, et on kütuseturul konkurents ja tegelikult konkurents paneb hinnad paika. Kütuse hindu tanklates juhib ikkagi maailmaturu hind, see kummale poole maailmaturu hind liigub, sinnapoole ka siis kütuse hindu tanklad liigutavad. Ja see, mis nüüd selle nädala alguses aset leidis, et kütuse hinnad tõsteti 1,349 peale bensiini osas, diislikütuse osas 1,29, siis see põhjus on tegelikult märtsikuus toimunud suur hinnaralli siis rahvusvahelisel kütuseturul. Nimelt siin märtsi alguses bensiini maailmaturu hind oli alla $600 tonnist, oli ta 580 millegiga, siis 28. märtsiks oli hind tõusnud pealpool $700 tonnist ja see oli
tõus, mis oli ühe kuuga 22% ja tanklakettide nii-öelda omavaheline konkurents hoidis hindu tagasi ja ühel hetkel pidi see nii-öelda plahvatus nii-öelda toimuma, et ka tanklates siis Eestis hinnad ülespoole tõsteti. Tõsi, see 1,349 on ka sellel aastal varasemalt olnud siin jaanuari lõpupoole ja seejärel on maailmaturul hinnad kõvasti kukkunud, aga väga ootamatult suur hinnatõus tõesti leidis aset märtsikuus ja tanklaketid hindu ülespoole ei korrigeerinud selles tempos, kui palju olid siis maailmaturu hinnad tegelikult tõusnud. Ja ühel hetkel pidi see juhtuma, et tõsteti siis hinnad üles ja sellel tasemel on need hinnad tegelikult tänaseni püsinud, küll natukene on allapoole tulnud ja kui ma arvutuslikult vaatasin, et milline see hind oleks võinud tegelikult esmaspäeval olla, siis ta oleks võinud olla 2 senti isegi kõrgemal, kui arvestada sellist tavapärast juurdehindlust, mida tanklaketid teevad, et selle asja nimi on konkurents, mis siis tegelikult hindu kontrollib ja et rahustuseks võib öelda küll kõikidele tarbijatele, et tänu konkurentsile on tegelikult hinnad hästi kontrolli all. No ma arvan, et see tark tarbija ja autojuht, tema märkab seda, et hinnad selles mõttes konkurentsi ei ole, et kui üks tõstab hindu, et siis teine pakuks soodsamat hindu, et kõik hinnad on samal tasemel, selles mõttes jah konkurents, et ei saa üks suur tegija oma suvärgu hindu panna. Aga mu küsimus on nüüd see, et kui me nüüd maailmaturu hinnad veel ei ole langema hakanud, mis meil siit ees ootab, kas meil siin tuleb terve suvi, kui tahaks ju eriti palju sõita, kas võivad sellised hinnad üles jääda? Tegelikult ma parandan, et hinnad juba sellel nädalal maailmaturul on allapoole tulnud, ka siin täna on maailmaturul hinnad langenud, eile langesid, üleeile langesid, ma eeldan, et selle nädala lõpuks võiks hinnalangus jõuda ka siis tarbijateni tanklatesse, ja see põhjus, miks on sellel nädalal hinnad tublisti langenud, on põhjus siis imporditariifide sõda USA ja Hiina vahel, millest me võime pikemalt rääkida, et mis siin siin päevade jooksul nüüd sellel nädalal siis aset on leidnud. Ma tahtsin küsida, et kas siis, kui nüüd see maailmaturg on ju kõigil ühtne, et kas naaberriikides siis mõjutab hinda võrdluses naaberriikidega ikkagi aktsiis, et sellistes autofoorumites kohe, kui kütus tõuseb, hakkad tulema pildid, kus Soomes ja kus Leedus on hinnad ja tõesti kontrollin ka siit netist, et näiteks Leedus on 95 hind alla 1,1 see nädal olnud. Kas see 20 senti tuleneb siis aktsiisist? Täitsa puhtalt kütuse aktsiis on kogu selle meie kallima hinna põhjuseks. Kui bensiini aktsiis oleks meil 2015. aasta tasemel, siis täna tankla hind oleks circa 15 senti madalam. Et kui meil on siis täna hind 1,34, siis ta võiks olla 1,19. Ma nüüd ei ole ise kontrollinud, mis see hind Leedus tegelikult täna on, aga ütlen nii palju juurde, et tegelikult Leedu ja Läti hinnad olid madalamad ka tegelikult juba ennem aktsiisitõusu, et kui 2015 kevadel siis meediasse ilmus suure teemana kütuseaktsiiside nii-öelda tõusukava, päris 5 aastaks oli tol hetkel see kava nii-öelda presenteeritud, siis tol hetkel juba oli tegelikult Eesti bensiini ja diisli aktsiisimäärad kõrgemad. Kui ma nüüd õigesti mäletan, tolle hetke võrdlusi, kas oli 17-18% oli meie aktsiisid kõrgemad kui Lätis, Leedus.
ja eks ta suur üllatus oli, et soov on aktsiisid veel kõrgemaks teha, kuigi nad juba olid kõrgemad ja mis tegelikult hoidis meil Eestis hindu madalal. Ma ütlesin, et oli hetki, kus olid Läti, Leedu hinnad madalamad, oli ka hetki, kus ka meie hinnad olid madalamad, vaatamata sellele, et 2015 oli aktsiis Eestis kõrgem juba 18%, siis selle põhjuseks on tegelikult tarnijate omavaheline konkurents kütuseturul, et meil on 2 suurt kütusetarnijat Eesti kütuseturul, selleks on siis Orleni tehas Leedus ja Neste tehas Soomes Porvoos ja nende omavaheline konkurents on tekitanud selle olukorra, kus tarnehinnad Eestisse on olnud odavamad kui tarnehinnad Lätti ja Leetu, et Leedu, kus on siis Orleni enda rafineerimistehas, sinna tarnehinnad on kallimad kui siis raudteed pidi 500-600 kilomeetrit sõita ja siin on tarnehinnad odavamad. Siis see on olnud see põhjus, miks tegelikkuses vaatamata sellele, et 2015 olid juba Eestis aktsiisid kõrgemad, oli tegelikult meie hind ikkagi soodsam kui Lätis-Leedus. Aga kui praegu ma arvan, et realistlik poliitikavaatleja ka ei looda, et siin aktsiisidega midagi nüüd allapoole väga tuuakse, siis ainuke asi, mis ikkagi kütuse hinnale võiks mõju avaldada, on positiivses suunas, on see maailmaturu hind. Kas see maailmaturu hind, kui ta peaks allapoole tulema, kui kiiresti ta peegeldub meie tanklakettides? Sest skeptik tänavalt rahvasuu ütleb, et üles lähevad nad üsnagi heas tempos koos maailmaturu hindadega, aga alla tulema ei kipu nad väga üldse. See paraku tõesti nii on ja mul on endal siiralt kahju, et kuidagi selline kuvand on tekkinud, et rahvakeeli ja ka kommentaariumides on räägitud sellest, et ja ka pealkirjades, uudispealkirjades, et maailmaturul hinnad tõusid ja tanklaketid tõusid kohe hinnad lakke ja kiirelt ja kui maailmaturul hinnad langevad, siis tanklaketid ei taha kuidagi hindu langetada, et see tegelikult päris tõele ei vasta, et tegelikult on siin täitsa ka vastupidiseid näiteid olnud. Võtame selle sama märtsikuu näite, kus maailmaturul hinnad tõusid 20 päevaga 22%, siis tegelikult tanklaketid hoidsid hinnatõusu tagasi ja hind tõusis siis 1,349 peale bensiini osas selle nädala alguses. Võtame veel ühe paralleeli, kas see oli järsku märtsikuus, ma korraks kontrollin selle järgi oma enda kütuseblogist, millal ma kirjutasin, see oli 14. veebruaril, ma kirjutasin teemal, et kütuse hinnad puust ja punaseks ja juhtus selline lugu tol hetkel, et meediasse erinevad siis kanalid kajastasid olukorda selliselt, pealkirjad olid huvitavad, et maailmaturu hinnalangus voolas siis tarbijatest mööda. Ja kui ma siis tegelikult panin maailmaturu hinna graafiku ühele graafikule Excelis tankla hindade langusega ja vaatasin, kui palju maailmaturu hindade langus oleks nii-öelda pidanud hinda langetama ja kui palju tegelikult tanklates hinnad langesid, siis tegelik hinnalangus tanklates oli suurem kui see, mis oli maailmaturu hindade langus. Et see oli täiesti kuskilt nii-öelda ilusa kõlava pealkirja nii-öelda soovi nimel pandud selline pealkiri, millel tegelikult puudus igasugune tõepõhi ja ma jagasin seda Twitteris, jagasin seda Facebookis, aga kuna klikkide nimel oli ju vaja ilusaid säravaid pealkirja panna, siis tegelikult sellega ka nii-öelda tekitatakse tarbijates juba see oma selline kuvand ja
noh, ütleme kokkuvõtlikult, et tegelikkuses sellel ei ole alust, et kord liigub hind maailmaturul ühes suunas, kütuseturul konkurents ei lase hindu tõsta ja teinekord, kui maailmaturul hinnad langevad tanklates hinnad veel kiiremini, et tavatarbijal paratamatult ega seda on raske nagu ümber lükata, aga kui ma nüüd faktidega, miks ma selle pealkirja sellisena panin ja panin ka selle graafiku sinna juurde, et kütusehinnad puust ja punaseks, et näidatagi tegelikult, et murda seda müüti, et see ei vasta tõele. No eks selgitamist on vaja teha ühte või teistpidi, aga ma tahan siit edasi minna tegelikult meie sellise, ütleme, peateema puhul, miks me tahtsime teiega ka rääkida. Ja see on see, et kui autojuht vaatab, et kütusehinnad kipuvad liiga kõrgeks minema, siis on loogiline, et otsitakse soodsamaid lahendusi. Ja teine põhjus võib olla see, et otsitakse võib-olla keskkonnasõbralikumaid lahendusi nagu gaasiautot, et gaasiauto on selline üldine termin, mis võib tähendada väga erinevaid asju. Et teeme kõigepealt inimestele selgeks, kes võib-olla ei ole selle peale nüüd värskelt mõelnud, mis asi on gaasiga sõitev auto. Üldjuhul on neid kütuseid sõiduautodel kahte sorti, eks üks on LPG, teine on CNG. Ja mõlemad on gaasid, aga need ei ole hoopiski sama gaas ja need ei ole risti vahetatavad, eks, et ma ei saa LPG autoga sõita CNG gaasiga. Ja lisaks ei ole ka vist olemas ka täiesti puhtalt gaasiautot, vaid nad kõik ikkagi toimivad, et nendes autodes on olemas ka bensiinimootor, on ju nii? Täpselt nii, CNG ja LPG vahe on väga suur. Mõlemad on ikkagi rahvakeeli autogaasid, CNG on tegelikult kokku surutud maagaas ehk et sisaldab metaani, LPG on siis propaani ja butaani segu ja tõesti neid omavahel segi ajada ei saa ja tegelikult ka tankimise nii-öelda püstoli otsad on teistsugused, ehk et tarbija ei pea selle pärast muretsema, kui nüüd keegi ongi endale ostnud CNG-l siis töötav auto ja kui ta peaks sõitma sellega LPG tanklasse, siis ta seal tankida ei saa, sest püstolite otsad on teistsugused. Kui ma teen sellise lihtsa kiirülevaate nendest kahest, parandage mind, kui on täiendada või ma eksin, LPG on pigem see, millega siis öeldakse vana suure kütusjanuline auto, pannakse talle juurde gaasiseade, sõidab autogaasiga. LPG on ka pigem keskkonnale saastavam ja natuke ka ohtlikum. CNG seevastu tulevad tehasest uued autod gaasiseadmega, mis on CNG. CNG on selles mõttes vähem ohtlik, et ma saan, et ta lendub ära, et ta ei jää õhust raskemana tuleohtlikuna meie ümber ja CNG peaks olema ka siis keskkonnale pisut sõbralikum. Kas see põhimõtteliselt on õige vahe nende kahe vahel? Tegelikult mõlemad on täna ikkagi täitsa ohutud, et LPG on meie turul lihtsalt kauem olnud, CNG autod on hakanud siin, ütleme viimase 10 aasta jooksul on nad tublisti kasvanud ja LPG on lihtsalt olnud kauem turul ja vahe on tõepoolest see, et autotootjad toodavad CNG kütusel autosid, mis siis tegelikult omavad ka bensiinipaaki ja saab ka bensiiniga sõita, siis LPG seadmed on siis paigaldatud autodele hilisemas faasis peale tootmist ja mõlemad on täielikult ohutud ja kliendile selles mõttes väga hea alternatiiv, kes tahab ikkagi säästlikult sõita ja raha tublisti kokku hoida, siis mõlemad on väga head alternatiivid, et raha kokku hoida ja sõita oluliselt odavamalt kui bensiini ja diislikütusega. Ma olen näinud nagu ise kahte tüüpi juhtumit, ühed on janused vanad Ameerika autod, kuhu pannakse siis selles nii-öelda retrofit või tagant järgi paned selle LPG gaasiseadme ja teised on taksojuhid, kellel on palju suur läbisõit vaja teha, eks. Kuidas meil siin stuudios kolmekesi on, kui palju teil kogemust on gaasiautode sõitmisega? Teeme väikse sellise ringküsitluse. Tarmo, kuidas sul? Isiklik kogemus puudub, lähiringkonnas tean inimesi, kes sõidavad nii CNG kui LPG-ga.
minul endal on diiselkütusel auto ja seega mul endal kogemust ei ole. Küll sõpradel, kolleegidel, kuna Alexela omab LPG tanklaid, siis on meil töötajatel LPG kütusel töötavad autod ja kellel need on, nemad on küll väga rahul. Et raha on see, mis paneb nii-öelda selle asja paika. Minu kogemus on selline, et ma tegin paari nädalavahetuse pikkuse proovisõidu ühe viimase oma Škoda Octaviaga, mille siis CNG mootor oli koos bensiini omaga ja muljed olid väga positiivsed selle nagu võrdluses, et sa otsid sellist rahakotisõbralikku pereautot, see oli universaalauto ja maanteel sõitis ilusti, mööda sõitudeks oli jõudu piisavalt, samast ta ei ole mingi sportlik auto, aga väga head muljed. Isegi mina olin toona, ütleme siis paar aastat tagasi gaasiautot ostmas, aga läksin hoopis teist teed pidi, millest võib mõnes teises saates rääkida siis elektri suunas. Aga miks see CNG ja ütleme ka LPG gaasiseadmega autosid ikkagi Eestis suhteliselt vähe on? Täna CNG auto maksab natukene rohkem kui bensiini siis mootoril auto ja tegelikult viimastel aastatel on CNG muutunud päris populaarseks ja kui nüüd sa ikkagi omad autot mitte 1 ega 2 aastat ja kui sa rehkendad välja selle võidu, mis sa aastas selle auto omamise ja sõiduga saavutad, siis tegelikult need numbrid räägivad ise keelt, et on mõistlik CNG autot osta. Ja kui nüüd vaadata, millised arengud riigis olnud on, CNG tanklaid hakati Eestis rajama aastal 2008, täna aasta 2018 ja me oleme jõudnud täna seisu, kus tegelikult Eesti on täna juba täitsa nii-öelda tänastes tingimustes täitsa rahuldavalt nende tanklatega varustatud, ma mõtlen suur linnu silmas pidades, on see siis Pärnu, Tallinn, Tartu, Narva, siis kes pikemaid otsi ette võtab, siis ta ei pea muretsema selle pärast, et kas ta kuskil tankida ei saa. Loomulikult neid tankimiskohti peaks olema rohkem ja selles osas on riik tegelikult teinud väga tublit tööd. Meil on olnud aja jooksul siin erinevaid meetmeid, mida siis Keskkonnainvesteeringute Keskus on toetanud, on toimunud 2 taotlusvooru siis infrastruktuuri rahastamiseks ja eelmisel aastal osalesime teises voorus, osalesime ka esimeses voorus, aga nüüd eelmise aasta taotlusvoorus me esitasime 19 taotlust, millest rahuldati 6 ja oleme nüüd järjepanu siis nende taotluste põhjal uusi tanklaid rajanud. Värsket, kus me oleme CNG tanklad püsti pannud, on eelmise aasta augustis Võru, hiljuti avasime CNG tankla Jüril, järgmistena tulevad meil nii-öelda siis sellest järgmisest taotlusvoorust, kus me saime 6 tanklat, tuleb Jõhvi, tuleb Rakverre, tuleb Kuusallu, tuleb Pääskülla, tuleb Põlvasse ja üks koht nüüd oli veel, jäi mul, Haapsalu ja ongi 6 täis ja siis on meil veel tulemas Sikupilli, et ma arvan, et see turg on täna päris hästi arenemas, tegelikult oleks tanklaid veel vaja ja ühel hetkel tõenäoliselt sellel aastal teeb ka Majandusministeerium korraldab uue vooru ja ma usun, et CNG tankijatel läheb elu lihtsamaks ja mugavamaks. Kui sellest gaasi ja autode levikust rääkida, ilmselt seal on 2 poolt, et esiteks peab olema sõidukeid turul, mille sõidavad sellega, teiseks tankimiskohti. Ma võtsin praegu lahti ühe sellise
üle-euroopalise kaardi, mis näitab ära erinevates riikides olevat CNG tanklate hulga. Eesti kohta on see number praegu siin. Harjumaal on 5 tükki ja siis veel üle Eesti väljaspool on 4, Pärnu, Tartu, Narva ja Võru. Kokku siis 10 ringis 9. Te lugesite just ette hulga, mida teie teete uue toetusvooruga. Mis teil nagu tunne on, et kui palju võiks olla selline hea kriitiline hulk, et kas igas linnas, igas teatud rahvaarvuga linnas võiks olla selline tankla, et see tõesti jõuaks uued kütused päris kasutusse? Kindlasti igasuguse uue alternatiivi turule toomine on tegelikult paras peavalu. Et siin esiteks, kui ei ole nõudlust, siis ettevõtted peaksid panema hulka raha selle alla, sest see, et me ehitame täna CNG tanklaid, see ei ole odav lõbu. Ja õnneks on riik siin toetanud omalt poolt siis nende taotlusvoorudega natukene rohkem kui 30% ulatuses, aga ikkagi see raha, mida siis ettevõtted ise on sinna alla pannud, on päris suur. Ja kui nüüd mõelda, et seda kõige raskem moment on millegi uue turule toomine, et kui sul ei ole tanklaid ehk et sul ei ole infrastruktuuri, siis ei ole ka tarbijatel nii-öelda põhjust ja motivatsiooni endale osta CNG autot, sest mida ta sellest ostab, kui ta seda kuskil tankida pole. Täpselt sama seis on täna, ütleme, kui ma veel võtan sammu tagasi, et CNG-ga oleme me saanud nii-öelda liikuma ja tegelikult riigipoolset toetust on jätkuvalt vaja, sest see hetkel ei tasu ära, et nüüd nii-öelda omast vahendist investeerida sinna. Võtame nüüd teise näite, tuleviku kütus, mis kindlasti saab olema tuleviku kütus, on vesinik. Meil Eestis ei ole täna ühtegi vesiniku tanklate. Mis see seis on? Kas ma mäletan uudist, et Pärnusse kavandati midagi? Keegi 2016 oli, ma mäletan läbi hägu, mingisugune Pärnu uudis oli. Tõepoolest, seda tanklat planeeriti, vundament on valmis, kaugemale pole hetkel jõutud, jäädi nii-öelda raha taha. Aga sõidukeid vist ka ei ole. Et sõidukeid ka ei ole, et see ongi see probleem, et väga raske on midagi sellist käivitada ilma toetusteta. Üle maailma ei ole ühtegi vesiniku tanklat, mis oleks iseseisvalt kasumlik. Kui keegi selle püsti paneb, siis ta tegelikult maksab sellele tublisti peale ja nüüd näidata mõnda ärimeest või äriettevõtet, kes teeks investeeringu millessegi, millele ta ka peale maksma, see on ebareaalne. See saab olla ainult võimalik juhul, kui riik sellesse omalt poolt panustab, tekitab nõudluse, ta peaks siis toetama nii tarbimise poolt, mis tekitab nõudlust, kui ka siis infrastruktuuri toetuste näol, et ettevõtetel oleks huvi ja motivatsiooni siis tanklaid rajada. Ja see vesiniku näide on selles mõttes hea näide, et tõesti Eestis ei ole vesiniku tanklaid, ei ole ka vesiniku autosid, selleks, et selle kännu tagant nii-öelda minema saaks, siin on rida probleeme. Esimene probleem on see, et vesinikuautot täna maksavad natukene liiga palju, et kui on ikkagi valida, kas sa ostad endale 10 või 20 000 või 30 000 eurot maksva tavapärase bensiini diiselmootoril auto või sa ostad 60-70 000 eurot maksva vesinikuauto ja teades, et sul ei ole seda vesinikuautot kusagilt tankida, siis ongi selline surnud ring, munakana probleem ja selles osas ma ütlen küll, et see CNG juurde tagasi tulles me oleme sellest munakana probleemist üle saanud. Riik peaks seda asja veel täiendavalt nii-öelda siis motiveerima, kas ta siis peaks motiveerima selliselt, et ka tarbijatel oleks motivatsiooni CNG autosid osta, ma arvan, et see oleks õige, mitte ainult toetada infrastruktuuri toetustega, vaid tegelikult võiks riik omalt poolt toetada ka tarbijaid
CNG autode soetamisel, näiteks kui riik toetaks selliselt, et CNG auto hind tarbija jaoks oleks samas hinnas, mis bensiini diiselmootoriga auto, siis ma arvan, et see kasv oleks palju suurem ja riigil ka endal võit oleks palju suurem, sest CNG autod ja ka LPG autod, miks me nendest üldse täna palju räägime, nad on alternatiivkütused, nad on puhtamad, CO2 heitmete hulk on nendest palju väiksem, ja see on see põhjus, et me tahame liikuda puhtama keskkonna poole, kui sõita linnas, olla ummikus, ees auto tossab, tuleb seda vingu sisse, on ebameeldiv lõhn, mürgine, heitmed, ei ole tervislik, siis see on see põhjus, miks tegelikult liigutakse alternatiivide suunal ja siin on palju suurem teema, mis on Pariisi kliimaleppe ja soov üldse transpordisektoris CO2 heitmeid vähendada. Me võime sellest väga pikalt rääkida, millised on siin Euroopa Liidu seatud eesmärgid ja Pariisi kliimaleppe eesmärk, miks me täna räägime alternatiivsetest kütustest. Ja Tarmo, sul oli mingi märk? Jaa, küsimus oli, et kui me jõudsime korraks autodeni, et sükene, sa oled kindlasti palju rohkem uurinud, et siin on Eestis on tehtud selliseid 200 kilomeetriseid teste, diisel, et kui diiselauto puhul üldiselt kehtib selline rusikareegel, et kui sa sõidad aastas alla 25 000, siis sul majanduslikult see väga ära ei tasu diisli ostmine. Aga kus see gaasiauto asub praegult sellel skaalal diisel, bensiin, gaas, võtame selle sama Škoda Octavia, et mitu kilomeetrit me peaks läbima. Selles mõttes, et see tanklavõrgustik ei ole ju isegi nii oluline, sest sa saad bensiini kedas sõita, et sa ei jää kunagi tee peale. Aga puhtalt ära tasuvuse mõttest, kui nii me peaks nüüd ise otsustama ilma igasuguse riigi toetuseta, et ma tahan sõita puhtamalt, et kas ta on nii palju kallim? Jättes varustused ja kõik kõrvale lihtsalt, et Siin on heaks näiteks see, et igaüks teab oma sõidukiga siis nii-öelda läbisõitu aastast, nii-öelda läbisõitu. Ja teab ka seda, et kui palju siis igal ühel see auto parasjagu seda kütust siis neelab. Kellel 10 liitrit, kellel 15 liitrit sajale, kellel 4 või 5 või 6 liitrit sajale ökonoomsemad, uuemad autod. See on üks asi, mida tuleb arvestada, et mida siis suurem on kütuse tarbimine ja kui sinna panna näiteks olemasolevale autole gaasiseade peale, näiteks LPG, siis ta tasub ikkagi paari aastaga tasub juba ära ja kui nüüd võtta CNG auto, võtame kõigepealt veel see, et kui nüüd auto võtabki 10 liitrit näiteks sajale, 10 liitrit sajale ja see hind on siis 10 liitrit, meil on täna hind on 1,34, see on siis 13 eurot läheb 100 kilomeetrile. Ja kui nüüd võtta siia vastu see, et gaasiga sõites võiks hakkama saada 2-3 euroga 100 kilomeetrit, siis siit on väga lihtne endal rehkendada, kui palju keegi ise kütust siis kokku hoiab ja palju ta siis raha säästab, et need numbrid iseenesest räägivad iseenda eest, et kas 13 eurot läheb 100 kilomeetri kohta või läheb 2-3 eurot 100 kilomeetri kohta ja kui siis korrutada see aasta tarbimisega läbi ja kui nüüd arvestada, et CNG auto maksab võib-olla seal mõned tuhanded eurot rohkem, siis tegelikult see efekt ja kokkuhoid CNG auto omamisest on väga-väga suur ja kui arvestada, et auto ostetakse 5 aastaks, kes võtab liisingusse 4-5-6 aastaks, siis see efekt on ikkagi täitsa olemas ja motivatsioon nende autode ostuks üpris suur. Ma lõikan enne, Ansul on siin järgmine küsimus kohe salves. Üks täpselt lihtsalt, see on ilmselt et kas ma mäletan õigesti, et gaasi hinnad on tegelikult kuidagi fikseeritud, et kui sa ostad, kas on niimoodi? Et gaasi hind ei hüppa niimoodi, hommikul ärkan üles, on üks hind, on teine või on see mingi? Ja ütleme siin selles mõttes väike
väike tõepõhi on all, ta küll ei ole fikseeritud, aga gaasihinnad tõesti ei muutu nii suures diapasoonis, kui täna liigub bensiini- ja diislikütuse hinde. Aga võtame viimaseks äkki ette siis selle teema, see oli väga huvitav ettepanek siit Alexela Grupi juhatuse liikmelt, mis tarbijatele kindlasti väga meeldiks, et ju võiks olla väike toetus selleks, et sa ostad gaasiseadmega auto, et see vähemalt hinnavahe ostes autot soetades saaks tarbijale sama nagu bensiinimootoriga, diiselmootor on juba ka kallim. Nüüd tekib aga, mis on väga päevakajaline, eelmisest reedest tuli siis see aga, et tsiteerin siis Arno Sillatit, kes on autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht, kes vahendas siis teateid selle kohta, miks on Volkswageni autogrupp lõpetanud Eestis nende autode müügi. Volkswageni grupis on olnud klientidel mõningad intsidendid CNG autodega, seadmed on plahvatanud ja juurdlus on näidanud, et tegemist on olnud korrosiooniga. Ehk siis on see vastav seade rostetanud õhukeseks ja seejärel lennanud õhku. Tehas tegi kontrollaktsiooni, et teha kindlaks, millistes riikides, kuhu vastavat toodangut tarnitakse, on olemas võimekus selliseid vigu ennetada. Ühesõnaga, võtame selle jutu kokku, et ma saan aru, ei ole keegi andnud signaali, et meil on praegu probleem, oht tänavatel, et ei ole põhjust paanikaks kellelgi kuulajal. Küll aga on see signaal, et neid autosid on vaja veel eraldi kontrollida, mida Eestis teha ei saa praegu ja sellepärast nad lõpetasid selle müügi. Me oleme nüüd natukene sellises tõesti kehvas olukorras, võib-olla tarbijad arvutaksid, tahaks seda soodsamat autot, tanklaketid teevad tööd, et tankled investeerita sinna, riik paneb Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu raha sinna sisse ja nüüd tuleb välja, et ei müüda enam need autosid. Sest et jah, et Volkswagen, Škoda, Audi olid ju põhilised, kes praegult CNG autosid nagu tõid ja promosid. Meil on tõelises patiseisus, olete nõus? Siin tuleb tegelikult öelda seda, et ka täna on tegelikult meedias kirjutatud sellest, et tegelikult automüüjad natukene reageerisid üle. Tegelikult ei ole see probleem, et mingi auto nüüd plahvatab. Tegelikult täna müüdavad gaasikütusel autod on väga ohutud probleem, miks otsustati siis automüüjate poolt nende autode siis import lõpetada hetkel või peatada hetkel. See probleem seisneb selles, et tehnokontrolli keskustes ei saa gaasiseadmeid ja gaasipaaki kontrollida. Tegelikkuses auto teenindustel ehk et automüüjatel on siis täna need seadmed nende kontrolliks kõik olemas ja selles mõttes ei ole mõtet ka täna midagi nüüd täiendavaid kohustusi panna tehnokontrolli keskustele või tehnoülevaastuspunktidele. Selle probleemi saab tegelikult lahendada väga lihtsal moel, kui autoteenindused annavad välja sertifikaadi, tõenduse, iga 4 aasta tagant tuleb gaasiseadmeid kontrollida ja kui see sertifikaat on olemas ja autoteenindused, kellel on kõik kontrolliks vajalikud seadmed olemas, mida nad täna nagunii teevad, nad kontrollivad neid, siis tegelikult probleemi absoluutselt ei ole. Lihtsalt tehnokontrolli keskustel on kohustus kontrollida siis tehnilist seisukorda, aga nendel ei ole pädevust ja võimalust kontrollida gaasiseadmeid ja kui nüüd see asi lahendadagi selliselt, et selle sama sertifikaadi alusel, et autoteenindused neid väljastavad, millega siis minnakse tehnoülevaastuspunkti ja sellisel kujul oleks tegelikult probleem täna lahendatud. Kas nüüd on pall riigi käest, tuleb mingit seadust muuta või keegi peab lihtsalt minema sinna Volkswageni meeste juurde Saksamaale ja ütlema, et kuulge, aga lepime kokku, et see paber on ka okei. Kelle käes, kes praegult selle asja ringi saab pöörata? Seaduste kohalt on seis selline, et tegelikult direktiivi nõuded on kõik üle võetud, siin kusagil mingisugust auku ei ole. Täna ollakse seisukohal ja ma tean, et ka majandusministeerium on sellel suunal tööd teinud, kokku on lepitud siis automüüjatega ümarlaud,
mingil hetkel siis istutakse kokku, arutatakse siis läbi, kuidas sellest üle saada ja kas seal on siis vaja mingisugust seadusemuudatust selleks, et sätestada, reguleerida see üks-üheselt, et piisab sellest samast sertifikaadist, mille siis autoteenendused väljastavad. Ma ei oska siin öelda, millise lahenduse majandusministeerium välja töötab, aga tegelikult ma ütleks, et see on tühjast kohast välja imetud probleem, miks, kellel seda vaja oli, autotootjad ise tahavad neid müüa ja lõpetasid selle impordi, ma arvan, et automüüjad antud juhul on tugevalt üle reageerinud, et sellel asjal ei ole sellist ütleme, kriisi kui sellist tegelikult ei ole, aga nad on ise täna selle olukorra tekitanud tühjast tähjast. No, ilmselt kuna tegemist on Volkswageniga, siis neil on viimaste aastate valguses, neil ei ole ühtegi, kas või natukene susisevad gaasiseadet kuskil Baltikumis, et saada omale jälle väga palju halba valgust. Mul on sama väga subjektiivne arvamus, et ma praegu ei tea neid fakte, aga tunnen, et suure Dieselgate'i varjus ollakse üliettevaatlikud, sest et Volkswagen Grupi otsuspõhjust puudutab siis Eestis konkreetselt nii Volkswageni mudeleid kui ka näiteks Škodasid, mis on väga levinud. Üks oluline moment on siin veel, et mul küll ei ole kuskilt mingit tõendust, aga teada on ja kuulda on see, et tegelikult automüüjad, ehkki kui nad nüüd on öelnud, et nad lõpetasid impordi, siis tegelikult ennem kui selle uudisega välja tuldi, et me nüüd lõpetame impordi, saadeti klientidele see teade ette, tellimusi tuli ustest akendest metsikult palju, autosid müüdi 3-4 kuu jagu ette. Ja siis selline uudis siin taustal, et ma päris hästi ei mõista sellist sammu, mis tehti. Väga kaval, tuleb tekitada defitsiit, kohe saab otsa. No siin Amser Grupp teatas, et nemad müüvad oma Opeli CNG mudeleid edasi. Selles mõttes ei ole turul päris tühjaks nagu jäänud nende uute gaasiautode siis pakkumine. Aga ma tahan korrata siin seda üle, et igal juhul CNG-s või üldse gaasilistes kütustes on tegelikult tulevik. Et ka Euroopa Komisjon ütles oma 8. novembri, eelmise aasta siis 8. novembri pressiteates välja 3 tõenäolist sellist tulevikukütust. Ja üks nendest ongi gaasilised kütused, maagaas, LNG, mis on siis veeldatud maagaas, teiseks elekter ehk et elektriautod ja kolmandaks vesinikkütus ja vesinikuautod. Ja miks sellest nii palju üldse räägitakse, me peamegi tegelikult ära rääkima selle probleemi või selle iva, et miks on täna võetud suund puhtamatele kütustele. Asja iva peitub selles, et tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes on tänaseks CO2 heitmete hulk väga tugevalt kasvanud. Ja kliima soojeneb, on vastu võetud ja kehtib siis Pariisi kliimalepe, mis sätestab eesmärgiks hoida kliima soojenemine mingisugustes raamides. Ja selleks raamiks on selles kliimaleppes kokku lepitud, et kliima ei soojeneks rohkem kui 2% tööstusrevolutsiooni eelse ajaga, ehk et lihtsalt kõigile siis üle korrata, et see aeg, millest räägitakse, on siis see tööstusrevolutsioon algas 1850. aastal, et me räägime väga pikast ajast. Meil olid aurumasinad, siis hakati 1876. aastal tegelikult leiutati bensiinimootor. Oli selline mees nagu Otto ja bensiinimootorit nimetatakse tegelikult teaduskeeles Otto mootoriks ja
alates siis 1900. aastast, kui hakati siis esimesi autosid mass tootma, kas oli aasta 1908 Ford Model T, mis oli esimene mass tootmisse jõudnud auto, ja kogu selle arenguga ka tööstuste poolt siis õhku paisatud CO2 arvesse võttes on siis see kõik kokku on siis tekitanud täna selle olukorra, kus tegelikult kliima soojeneb ja soov on siis kliima soojenemist kuidagi piirata ja see on see põhjus, miks siis Pariisi kliimaleppeni jõuti. Ja kui nüüd vaadata, kui suur osakaal on siis transpordikütustel, Euroopas transpordikütuste osakaal CO2 heitmetest on 25%. Isegi mitte väga palju, ainult veerandeks tuleb transpordist. Aga igalt poolt siis on soov vaadata, et kuidas me vähem CO2 õhku paiskaksime. Ja Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks vähendada CO2 heitmete hulka transpordisektoris 60% võrra aastaks 2050. Ja samas on adutud ja tunnistatud probleemi, et täna ka kõige paremat teadaolevate tehnoloogiate rakendamisel ei ole võimalik neid seatud eesmärke täita ja ei ole võimalik ka täita Pariisi kliimaleppe eesmärki. Sellepärast me peame tegelikult pingutama, me ei saa käega lüüa, et me konstateerime fakti, et ei ole võimalik neid eesmärke täita, et ärme siis tee mitte midagi. Me peame tegema ja ühel hetkel tulevad uued tehnoloogiad, tulevad alternatiivid, mis siis teevad selle võimalikuks, et seetõttu on igati tervitatav see, et me liigumegi puhtamate kütuste suunas, liigume gaasiliste kütuste suunas, ühel hetkel tuleb vesinik, kasvavad elektriautode siis arv, et ma arvan, et me liigume õiges suunas. Kuna vahepeal käis läbi veel kolmas gaasitüüp, et CNG on nagu kompressed ehk pressitud maagaas, aga mis see aga sina mainis nüüd LNG-d, et mis selle eelis CNG ees on? Või? LNG on tegelikult veeldatud maagaas, mis on temperatuuril -162 kraadi. Et kui nüüd võtta see torugaas, maagaas ja jahutada ta maha -162 kraadini, siis tema ruumala väheneb 600 korda. Ja ta on siis vedelal kujul. Ja sellised autod on meil tegelikult täna ka turul olemas, see küll ei ole siis tava sõidukitele, LNG on mõeldud transpordisektorile, trakkidele, siis veoautodele, kes sõidavad pikka vahemaad. Et LNG omapära on see, et kui ta hakkab soojenema, siis ta hakkab aurustuma ja ühel hetkel rõhk selles kütusepaagis läheb liiga suureks, aga veoautod, kes tarbivad pidevalt kütust, nad praktiliselt sõidavad 24/7, siis isegi kui ta jääbki nüüd siin mõneks päevaks seisma, siis mitte midagi ei juhtu. Aga nüüd mõelda sõiduautode peale, sa tangid ühe korra kuus ja kui sa jätad selle auto nüüd seisma, siis osa sellest gaasist lihtsalt aurustub ja turvasüsteemid, ventiilid lasevad selle gaasi lihtsalt atmosfääri, seetõttu ei ole LNG siis sõiduautodele mõeldud gaas. Meil on Eestis see au öelda, et tegelikult Baltikumi kõige ainulaadsem tankla asub täna Võrus. See on see tankla, mille Alexela avas eelmise aasta augustikuus ja miks ta on ainulaadne Baltikumis? Ta on ainulaadne selle poolest, et see on ainukene tankla, kus on olemas kõik gaasilised kütused. Seal on olemas LPG, seal on olemas CNG ja seal on olemas ka LNG. Et CNG-d saadakse siis LNG-st
me tarnime sinna, kuna seal torugaasi selles tanklas ei ole, siis me tarnime kütuse tollesse tanklasse LNG kujul, LNG veokitega või poolhaagistega. Meil seisab tanklas 2 LNG konteinerit, siis on tanklas ka CNG mahuti, millega siis need konteinerid on ühendatud, ehk et me aurustame, soojendame selle LNG üles, paneme talle nii-öelda surve nii-öelda juurde, ehk et on ta siis survemahutis ja müüme seda kütust siis CNG-na. Meil on võimekus hakata sealt väljastama ka LNG-d, aga täna oleme selles seisus, kus Eestis kahjuks ei ole nõudlust, ei ole ükski klient meie käest küsinud, et kas te meile müüksite LNG-d sellest tanklast. Kui selline klient peaks tekkima, siis loomulikult me paneme, see on ainult kättevõtmise küsimus, me paneme sinna vastava tankuri juurde ja me saame ka LNG-d sealt tanklast müüa. Selge pilt, meie tänane saade ongi lõpuli jõudnud. Hoiame siis veel oma kuulajatel kindlasti kursis sellega, mis saab Eesti CNG autodega, kas meil võib-olla isegi LNG sõidukid tekib juurde, mis nendega toimub, aga et kuidas, kui palju CNG sõidukite osakaal Eestis kasvab ja muutub, lubame teid kursis hoida ja kindlasti järgmistes saadetes seda muutust, mis kütuseturul on ja tulemas veel suuremaks läheb, hoiame teid sellega kursis. Aitäh kõigile kuulamast, järgmise nädalani!